tere! Talv hakkab kätte jõudma, mis tähendab siis seda, et igasuguseid lapsi igas suuruses tuleb hakata riietama vastavalt ilmastikuoludele. Aga sellega kaasneb üks probleem ja ma kohe näitan teile. Ehk siis me tahaksime lapse panna hästi mõnusalt ja soojalt selline riidesse, aga see väikene meritäht siin soojas kombekas on küll jube nunnu, aga kui me paneme ta nüüd siia turvahälli, siis tundub esialgu nagu, et kõik on nagu üli chill ja mõnus. Aga, ja vaadake siin isegi sellel kombekal on siin selline auk jalge vahel, et võiks ju saada, teised pool on kõik, et võiks ju saada ta mugavalt panna turvahälli ja mõtled nagu esialgu, et see on nagu väga hea lahendus. Ja, aga proovime järgi, mis juhtuda võib. Nii, esiteks, mida ma näen, ma pole kunagi ühtegi last selle kombekaga siia turvahälli pannud. Aga ma näen esialgu, et siin on nagu üpris raske on läbi ajada seda kinnitusklõpsu. Ja ma näen ka seda, et lapsel on silmnähtavalt juba kitsas siin. Et meie Luka on 7 kuud vana. Ideaalis ta võiks kasutada 15. elukuuni seda turvahälli või siis kuni turvahälli need parameetrid kätte jõuavad. Aga noh, siit on näha juba, et kui ma praegu teda kinnitan 7 kuust ja 8,5 kilost last, teda juba hakkab kitsaks jääma. Aga tegelikult vaatame. Nii, ja nüüd ma sain talle need rihmad siia peale. Siit on näha on ilusti kinnitud. Tähendab, rihmad on ilusti kinni. Ma vaatan ilusti üle, et rihmad oleksid jookseksid õigesti ja ma hakkan kinnitama. Ja ma nüüd kinnitan need rihmad nii, nagu peaks kinnitama. Ehk siis ma tõmban nad võimalikult palju pingule. Tegu on 5 punkti rihmadega, mis tähendab siis seda, et ma esialgu pean kinnitama puusavööd. Selleks ma tõmban need rihmad ülesse ja siis sikutan paika ka õlavööd. Nii, ja nüüd ma siis tõmban oma täisjõuga seda nii, nagu ma kinnitaksin põmpst koormat autosse. Siia mahub ilusti 2 näppu vahele, tundub nagu ideaalne kinnitus. Laps tundub tugevalt kinni, aga nüüd me vaatame, mis saama hakkab. Ma teen ta lahti ja panen ta siia sisse ilma kombekata. Nii, nüüd ma võtsin lapsukeselt kombeka ära ja ma proovin ta uuesti hälli. Ja ma ütlen seda, et kui ma ennem olin täiesti kindel, et ma julgen selle turvahälli tõsta mu pea kohale ja see lapsega ei juhtu midagi, siis nüüd, kui need rihmad on sama tugevalt kui ennem, või tähendab samas asendis kui ennem, siis kas ma julgen seda teha ja kas ma paneksin last sellisena kinnitatud autosse. Me mäletame, meil oli kõhu ja selle turvarihma vahel oli 2 sentimeetrine ruum. Nüüd, kui ma selle jope olen ära võtnud või talvekombek mahub mulle siia tuugalt nagu rusikas, pluss 2 näppu alla. Noh, see on siis selline vahe jääb sisse. Tal on õlgadele saab panna vahele saab panna õlgade vahele 2 näppu ja kui ma ta nüüd põhimõtteliselt, mul on võimalik ta siit välja tõsta niimoodi. Ja kas te tahaksite siis autos, kus on potentsiaalne avarii oht, kui see laps tuleb niimoodi välja siit. See ei ole hea lahendus. Ehk siis tasub kasutada soojakotте. Et ma võtsin siit enda soojakotid. Näitan enda soojakotte. Mul on 2 voksi oma, üks on paksem, teine on õhem. Praegu me kasutame seda õhemat. Ja tegelikult, kui nüüd aus olla, siis seda soojust selles turvahällis läheb ju vaja ainult selleks ajaks, kui ma astun uksest välja autosse. Sest et autod soojenevad üpris kiiresti. Ta ei hakka külm, tal on seal mõnus soe sees.
ja ma saan panna ta sinna soojakoti sisse oma tavariietega. Aga paneme ühe soojakoti sinna välja ja vaatame, kuidas see välja näeb. Ma panin siis praegu näituseks selle natukene paksema boksi soojakoti siia sisse ja katsetame siis sellega, et kuidas meil nüüd need rihmad siia peale istuvad ja kuidas lapsel ruumi on, sellepärast et nagu me mäletame, siis kombekaga lapsel ei olnud ka ruumi ja tõenäoliselt tal hakkab üpris ebamugav ja muutub ta suht virilaks. Ma lasin need rihmad uuesti lõdvaks ja nüüd me paneme ta siia kinni. Ja apsti. Näed. Ja nagu me näeme, siis näete, siin on rihmad mõnusalt kinni, laps istub rahulikult kotis, mis on veel, ta ei vingu. Ehk siis tal on mugav olla siin. Ja ma arvan, et siit tõmbad selle, palun, tõmbad selle luku siit kinni, tõmbad selle siit pealt kinni. Ja siis ta on nagu pisikene pingviin siin asjade vahele. Tal on mugav, tal on soe. Ja me saame kõndida ja autoga sõita niimoodi, et meil on ohutu. Rihmad hoiavad ilusti lapsele ümber ja kõik on mugav. Seega, mina soovitan 100% kasutada soojakotte, mitte kombekaid. See teeb teie enda kõrvakuulmisele ja lapse vähema paneb lapse vähem vinguma. Sest et tal ei ole siis nii ebamugav. Meil oli väikene söögipaus vahepeal, aga põhimõte on selles, et nagu me nägime, siis kombekaga jääb meeletult suur õhuvahe sinna sisse turarihma ja lapse vahele ning avarii korral lükatakse see õhk sealt vahelt välja ja siis need põhimõtteliselt on seesama hea, kui sa turarihmad hästi jõrnalt sinna lapse ümber kinni paned. Ja reaalsuses ei kaitse mitte kedagi, et ka täiskasvanute puhul, et avariide puhul, et kui see turvavöö ei ole hästi sellise inimkeha vastas ja toimub avarii, siis näiteks turvapadjad teevad hästi palju liiga. Aga laps lendab lihtsalt siis toolist välja ja vigastused on selle tõttu suuremad. Et kasutame soojakotte ja sõidame turvaliselt ka talvel.